Tere, minu nime on Karl-Joel Tomson ja mul on suur hea meel, et sa oled tulnud kuulama taas Tartu Kiirabi podcasti nimega Delta Kutse. Ja sarnaselt esimesele osale on meil täna ka äärmiselt põnev teema arutelul ja selleks on siis üks hirmuäratav harvaesinev, aga kui ta tuleb, ikkagi suhteliselt katastroofiline seisund nimega aordi dissekatsioon. Õnneks ma ei ole üksinda, taas saan võtta kiirabiauto peale oma ala eksperdi, kelleks siis täna on doktor Jaagup Truusalu, kes on Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud ja südamekirurg. Tere! Tere! Ja võib-olla kohe alguseks siis defineerikski ära, et mis asi see aordidissektsioon üldse on? Aordidissektsioon on siis selline haigus, kus tekib aordi sisekesta ehk intima rebend, mille tõttu veri siis läheb kihtide vahele, prepareerib sealt lahti teise kihi meedia ja verd inimese sees kinni hoidma jääbki siis ainult aordi väline kiht ehk adventiitsia. Ja selle rebendi tulemusena tekib siis nii-öelda õige valendik ja vale valendik. Õige valendik on see, kust kõik organid oma verd tahavad saada ja vale valendik on siis see lahti prepareeritud kihtide vahele tekkiv koht, kuhu ka veri nüüd läheb, mis võib omakorda tekitada erinevaid hädasid selle haiguse tulemusena. Väga huvitav ja võib-olla see ongi, et selle nagu haiguse puhul on just see füsioloogia on hästi huvitav, et selleks ka, et pärast oleks nagu lihtsam nendest sümptomitest ja kõigest aru saada, et võib-olla sa natukene tutvustad ka seda aordi anatoomiat ja kuidas ta täpselt kulgeb ja kuidas need erinevad arud tulevad ja millal tulevad. Just aort on siis kõige suurem veresoon, kuhu südamest väljuv arteriaalne veri kohe esimesena läheb ja esimesed arud, mis sealt aordiklapi siinuste juurest lähtuvad, on siis vasak ja parem pärgarter. Ja juba need võivad tegelikult dissektsioonist haaratud olla ja põhjustada siis vastavalt sellele sümptomaatikat. Edasi tavalisel inimesel tavalise anatoomiaga tuleb siis truncus brachiocephalicus ehk selline suurem kaelaharu, millest edasi lähtuvad parem ranglualune arter ja parem unearter. Edasi tuleb vasak unearter ja vasak ranglualune arter. Ja siis läheb sealt aordi kaare pealt edasi alanev aort. Alanevast aordist juba torakaal osast hakkavad tegelikult väikesed lumbaalarterid ja diafragmast läbi minnes tulevad siis suuremad kõhuarterid. Tuleb seal trunkus, tuleb ülemine mesenteriaalarter, neeruarterid, alumine mesenteriaalarter ja siis edasi hargneb aort niudarteriteks, mis annavad siis alakeha verevarustuse. Kahjuks podcastis pilte ei saa näidata, aga ma arvan, et me saame kindlasti nagu siis selle podcasti vältel ka natukene rääkida põhjalikumalt, kus kohas täpselt see ebavalendik või valevalendik tekib, et mis see sümptomaatika siis võiks ka olla. Dissektsioon on selles mõttes niisugune, võib kulgeda äärmiselt katastroofiliselt, et kui natukene protsentuaalsetest ka rääkida, et umbes 20% dissektsiooni haigetest sureb enne haiglasse jõudmist ja 33% patsientidest sureb operatsioonil või selle järgselt tüsistustesse. Et seetõttu on ka nagu hästi oluline, et võimalikult kiiresti see ka kiirabi etapis või EMO-s siis ära diagnoosida ja õigele inimesele helistada ja patsient siis edasi suunata. Just, ja selles mõttes on tegu natuke kehva haigusega õige inimese osas, et Eestis meil piiriks on vasak ranglualune arter, kõik, mis on sellest allpool, on veresoonte kirurgi pärusmaa ja see, mis on siis vasakust ranglualusest arterist südame poole, on südamekirurgi pärusmaa. Aga alati on õige südamekirurgile helistada selles mõttes, et üleneva aordi haaratus on see, mis on potentsiaalselt kiiresti tappev ja alaneva aordi dissektsioon ei ole üldse nii surmav ja tavaliselt ei nõua isegi lahtist operatsiooni. Kas sa saaksid korraks ka sellest Stanfordi klassifikatsioonist ka rääkida? No see Stanfordi klassifikatsioon ongi siis täpselt, et teha vahet, et kumba eriala haigusega rohkem tegu on. Stanford A on siis see, kus on haaratud ülenev aort haigusest, sõltumata sellest, kus on tegelikult rebendi asukoht. Ja Stanford B dissektsioon on siis see, kus on ainult alanev aort haaratud ja sellega tavaliselt ravi piirdub medikamentoosse raviga. Teatud juhtudel, kui on malperfusiooni sündroomiga tegu, siis on vaja sinna panna stent alanevasse aorti, aga sellega õnneks tegu ei ole nii eluohtliku haigusega.
Aga liigume siis haigusjuhu juurde ja liigume siis kohe, ütleme, niisuguse kiirabikutse juurde. Hetkel oleme Annelinna kiirabibaasis, on niisugune laupäeva õhtu ja siis saame kutsa Delta 10 rindkerevalu. Ja esimene info, mis meile EMGis siis tuleb, on, et 55-aastane mees, kes tundis äkilist valu rindkeres ja seljas, hetkel teadvusel ja hingab. Ja võtame siis Jaagupsu kohe siis kiirabiauto peale, paneme vilkurid tööle ja hakkame siis sündmuskoha juurde sõitma. Ja mis on võib-olla need esimesed mõtted, et kui me nüüd seal autos sõidame, meil on teada, et meil on 55-aastane mees, tal on äkiline valu tekkinud rindkeres, seljas, muidu on hetkel on nagu stabiilne, et mis need esimesed mõtted sul selle info peale tekivad? No kõige esimene mõte on loomulikult äge koronarsündroom, müokardinfarkt, aga on ka teisi haiguseid, mis sarnaseid sümptomid võivad anda, et tegelikult täpseks diagnostikaks on sellest infost veel vähe, kuigi enamus diagnoosist peaks tulema anamneesist. Lisaks ägedale koronarsündroomile loomulikult meie teema täna on dissektsioon, et see peaks läbi käima kõigil. Aga tegu võib olla ka kopsuarteri trombembooliaga, tegu võib olla pingelise pneumotooraksiga või ka mittepingelise pneumotooraksiga, spontaanse pneumotooraksiga siis. Ja, või söögitorurebendiga. Tegelikult võib tegu olla ka interkostaalneuralgiaga isegi, mis on kõige ohutum ja leebem. Aga ühtegi nagu eluohtlikku haigust ka veel välistada ei saa. Et alati mõelda, et kui on ikkagi rindkerevalu, et siis peaks need 6 eluohtlikku rindkerevalu põhjust välistama ja siis võib-olla siis lõpuks, kui tõesti on niisugune tunne, et no ükski nendest ei klapi, et siis võib-olla on interkostaalneuralgia hoopis diagnoos. Võib-olla, kui me nüüd ütleme endiselt veel sõidame sinna sündmuskohale, et mis oleks need küsimused, mida patsiendi käest küsida, et mul on tunne, et see on täpselt niisugune nagu haigus ja patoloogia, mida saab ka päris hästi anamneesiga diagnoosida ja kahtlustada. Loomulikult esimese asjana tuleks uurida seda valu iseloomu ja võib-olla mitte nii ette öelda, et kas ta on näriv või kas ta on terav, vaid lasta ikkagi patsiendil ise oma sõnadega seda selgitada, aga ütleme A-tüüpi dissektsiooniga rohkem kui 80% on ikkagi tugev, peaaegu talumatu rindkerevalu. Seljavalu 40-50%, et see isegi nii tavaline ja spetsiifiline ei ole. Aga samas rindkerevalu on kõigi nende varem nimetatud haigustega ikkagi oluliselt kaasas käiv. Valu algus 85-90% on väga äge algus, et ta saab öelda täpselt sekundi täpsusega, et millal see algas. See valu võib olla niimoodi, et ta vahetab asukohta, aga see tegelikult ei ole kuigi levinud, et ikkagi rohkem kui pooltel ta püsib paigal. Valu kiirgumine, see sõltub juba sellest, et kas tal on ka mõni muu organ sellest haaratud peale aordi, kõhuvalu, jäsemevalu, see võib ka käevalu olla, viitab tegelikult sellele, et selle organi verevarustus on häirunud, ta ei saa arteriaalset verd ja sellepärast on seal see valu tekkinud. Väga head tähelepanekud ja võib-olla siin üks märkus, et see, kas valul oli järsk algus, et vahepeal on ka see oht, et küsida patsiendi käest, et kas oli järsk algus, siis patsiendi jaoks võib tunduda, et kõik oli kõik algas kiiresti, et isegi kui see hakkas paar tundi tagasi või see hakkas eelmine päev, et see ikkagi tema jaoks oli kiire, et võib-olla nagu sa ütlesid ka väga hästi, et küsid üle, et kas see hakkas sekunditega või kas see hakkas nagu niimoodi tõesti, et väga-väga järsku tekkis. Et see on nagu väga hea ja kõike seda dokumenteerida ka, et see järskvalu algus on nagu väga hea diagnostiline juba niisugune marker. Ja natukene sa juba rääkisid ka sellest, et kuidas see siis dissektsioon võib anda nagu hästi palju erinevaid sümptomeid üle terve keha. Et võib-olla tulla ka selle juurde nüüd tagasi ja minna mööda seda sama aordi kulgu näiteks. Et ütleme niimoodi, et me olemegi seal, ütleme siis vasakust vatsakesest on niimoodi veri välja tulnud, et kui see dissektsioon siis juhtub kohe seal ülenevas aordis, et mis see sümptomaatika siis võiks olla? Meil on olnud mõningat dissektsioone, kus tegelikult ongi ainult valu ja ühtegi organi malperfusiooni sündroomi ei ole, et ükski harudest tegelikult haaratud ei ole, aga sellist dissektsiooni on äärmiselt harva. Kui nüüd hakata kohe südame poolt vaatama, siis esimene asi, mille veri läbib, on ju aordiklapp ja dissektsioon võib häirida aordiklapi tööd, põhjustada aordiklapi puudulikkust ja äge raske aordiklapi puudulikkus on inimesele väga raskesti talutav, et hemodünaamika ei kannata seda hästi välja ja sealt tekib kohe äge südame puudulikkus.
aordiklapist edasi on pärgarterid. Tavaliselt, kui pärgarterid on haaratud, siis on haaratud parem pärgarter. Vasaku haaratust on harvemini, aga ka siiski olemas. Aga loomulikult see pärgarterite haaratus harva esineval haigusel on ka harva esinev, et enamikel dissektsioonidel tegelikult seda ei ole. Ja kui parem pärgarter on dissektsioonist haaratud, siis sõltuvalt sellest, milline on see okklusiooni tüüp, ta võib olla siis täiesti sulgunud ja anda siis ägeda parema pärgarteri infarkti, mis põhjustab rütmihäireid, mis põhjustab jällegi südame puudulikkust ja selle mõlema kaudu võib põhjustada ka siis äkksurma. Vasak pärgarter, kui ta dissektsioonist haaratud on täiesti okluseerunud, siis see on ikkagi eluga täiesti kokkusobimatu seisund juba. Kui nüüd tulla mööda aorti edasi, siis kaela pealt kaelaarterite sulgumine põhjustaks siis insulti, juhul kui aju sisene kollateraalringe ei ole selgelt välja kujunenud. Vahel võib olla ka niimoodi, et näiteks parem unearter on sulgunud, aga vasaku unearteri kaudu ja ajus oleva viliisiringi kaudu saab tegelikult kogu aju ikkagi piisavalt verd ja seda insuldisümptomaatikat ei tekkigi. Kui käed või siis ranglualused arterid on haaratud, siis võiks tekkida käenõrkus, tundehäired, valu ja võiks olla ka nõnda, et pulss selle jäseme peal ei ole siis palpeeritav või vererõhk on oluliselt madalam. Kui lumbaalarterid ja Adamkevitši arter on haaratud haigusest, siis tekib parapleegia või tetrapleegia isegi sõltuvalt mis kõrgusel ja see on väga kehva prognoosiga mitte nüüd aordi seisukohast, aga ütleme, endise elukvaliteedi taastamise seisukohast on selle tõenäosus päris kehv. Mesenteriaalisheemia esinemine on samuti üks selline riskifaktor, et kui kõhuorganid ei saa piisavalt verd dissektsiooni tõttu, siis tuleb põhjalikult kaaluda, kas on üldsegi enam mõtet opereerida. Et seda juhtub ju harva, et see patsient jõuab minutitega pärast haiguse teket operatsiooni lauale. Ja iga minut või sekund on nii südame, kui ka aju või ükskõik mis organisheemia puhul ikkagi kriitiline ja kui kogu soolestik on nekrootiline ja ära surnud, siis seda me kuidagi asendada ei saa. Neerusid me saame asendada. Et nendega on teada, et sooja isheemiat nad taluvad 6-7 tundi ja kui nad ka täielikult ei taastu, siis me saame neeruasendusravi pakkuda. Soolestikuga me seda teha ei saa. Jäsemisheemia jällegi sõltub selle talumise pikkus või kestvus, et mis haigused on patsiendil kaasnevalt olnud, kui vana ta on, et ütleme aterosklerootiliste veresoone kahjustustega inimene, kellel on need juba aastaid olnud, tal tõenäoliselt on arenenud välja ka seal kollateraalsooni ja ta talub seda ägedat isheemiat tõenäoliselt paremini kui näiteks 30-aastane noor, kellel on seal lihases hapniku vajadus suur ja samas kollateraalsooni veel välja arenenud ei ole. Et seal ka võib see erinevus isegi äkki tundides olla. Ja ütleme, see noor inimene, tal võibki see jäsemevalu olla nii tugev, et ta seda rinkerevalu niimoodi ei oska kaevata. Just, et see ei olegi primaarne tal. Et nagu see haigus on, et inglise keeles the great imitator, et mis teeb ta ühelt poolt nagu väga hirmuäratavaks, teiselt poolt põnevaks, et ta võib kanda nii sümptomaatika, et põhimõtteliselt siis peast kuni jalgadeni välja, et ükskõik mis. Aga kas on olnud ka sellist, et tõesti nagu valuvaba dissektsiooni sinu praktikas oled sa näinud või kogenud seda? See kõik sõltub tegelikult, et mis küsimusi ja kui palju küsida, et ma arvan, et täiesti valuvaba. Kirjanduses on, et 10% võib olla, et ei ole rintkerevalu, aga võimalik, et see valu on siis olnud kusagil mujal või patsiendil võib olla ka selline krooniline valusündroom, näiteks lülisamba kahjustuste tõttu, mis tõttu ta ei saagi aru, et on teine valu veel lisaks, et ma ei julge väita, et ma olen näinud täiesti ilma valuta dissektsiooni haiget. Et seal on see anamneesi küsimine on siis hästi oluline ja ikkagi täpsustada täpselt seda valu iseloomu ja kuidas see oli. Kui me nüüd vaatame seda sama MGIS-i kutset näiteks, 55-aastane mees tundis äkki eest valu rintkeres ja seljas, et see äkileisus hetkel nagu viitaks dissektsioonile või viiks vähemalt mõtte, et see võib olla see. Jah. Aga siis me jõudsimegi sündmuskohale ja lähme siis vaatame, et kas me saame veel mingit lisainformatsiooni. Et kui me jõuame siis kohale,
patsient istub diivani peal ja kaebab, et umbes 30 minutit tagasi tekkis tal tugev valu rentkeras. Hetkel on tal valu väike. Patsient kaebab kerget õhupuudust ja nõrkust. Kaasuvalt on patsiendil diagnoositud hüpertensioon ja hüperkolesteroleemia. Ravimeid ta regulaarselt ei võta, kuigi need on talle välja kirjutatud. Perekonna anamneesist saame veel teada, et isa suri 60-aastaselt südamelihase infarkti ja hetkel tal mingit neuroloogilist defitsiiti ei ole. Mis mõtted sul, Jaagup, nüüd selle lisainfoga tekivad? Kahtlustaks jätkuvalt ägedat koronaarsündroomi esimese asjana ja nõuaks kohe, et tehtaks EKG, sest laborianalüüsi me kiirabisituatsioonis võtta ei saa. Ja EKG-lt võib ju tulla välja ka seal mittespetsiifilise segmendi muutusi, võib tulla välja parema pärgarteri isheemiat ja tegelikult need veel ei välista ju kumbki meil dissektsiooni. Et siin on ka see hästi nagu keeruline teema, et ühelt poolt, et kuna äge koronaarsündroom ja aordidissektsioon võivad anda nii sarnaseid sümptomaatikat, et see ongi, et kuidas neid omavahel nagu eristada. Aga samas, kuna see äge koronaarsündroom on ikkagi nii palju sagedasem haigus, et siis otseselt ei peaks aordidissektsiooni kahtluse tõttu siis seda koronaarsündroomi ravi siis nagu piirama. Just, et nagu ülikoolis mitmed õppejõud ütlevad, et sagedasemad haigused juhtuvad sagedamini, siis peaks alati kõigepealt sagedasemat haigust kahtlustama, aga samas ei tohi ära unustada, et on olemas ka harvemini esinevad haigused. Et ikkagi ongi, et patsiendi EKG vaadata üle, et mis seal siis parasjagu sündmus kohal on? Noh, mina ei ole ju kiirabiga kunagi sõitnud, esmatasandi meditsiiniga puutusin ma kokku viimati 7 aastat tagasi, et kindlasti ma olen hulga samme juba vahele jätnud. Kui see algoritmi järgi täpselt teha. Just, täpselt. Aga me võime liikuda natuke tagasi, et üks asi näiteks, mis nagu minu meelest, kiirabis on, mis on meile hästi populaarsed ja ma arvan, et võib-olla ka südamekirurgias, on erinevad algoritmid, erinevad nagu abimehed ja siis, mis mul selleks nagu teemaks ettevalmistamisel ka leidsin, on 3 ingliskeelset sõna, look, listen and feel, ehk siis esimene võiks olla look, ehk siis vaata. Ja kui me kahtlustame, kui me mõtleme just nagu siis aordidissektsiooni peale, et siis üks suur riskitegur on Marfani sündroom ja kindlasti just siis eks noortel inimestel, et näiteks alla 40-aastastel, kes saavad aordidissektsiooni, pooltel umbes on siis Marfani sündroom või mingisugune sidekohaiguse diagnoos olemas. Et mis Marfani tõvele näiteks on iseloomulik, on just need pikkas, pikad käed, sõrmed ja noorem mees, noorem inimene, et see siis võib viidata näiteks sellele. Et see viiks kohe siis mõtte nagu dissektsiooni peale. Just. Nii palju, kui meie oleme dissektsioone Marfani sündroomiga inimestel opereerinud, siis on nad oma selle sidekoha haiguse diagnoosi üldiselt saanud pärast. Ikkagi, et nad enne ei ole kuskil vaateväljas olnud. Okei, et seda lootust ei ole, et sõidad kutsele ja vaatad andmevaaturist, et Marfani sündroom vaatab vastu, et seda enamasti ei ole. See võimalus on siis, kui selle inimese lähisugulasel on juba see sündroom diagnoositud, et siis üldiselt vaadatakse nagu kogu perekond vist läbi. Aga kui ei ole, et siis on tal see õnn või õnnetus olla see esimene. Okay. Et siis kiirabitöötajana saame siis panna 2 diagnoosi kohe korraga. No selle paneb lõpuks ikkagi geneetik vist. Jah, seda küll, aga kahtlustada vähemalt. Nii, ja siis teine oleks listen, et kuula. Mida me saame kuulata selle patsiendi juures? No üks asi, mis käib tihti ju kaasas aordidissektsiooniga on aordiklapi puudulikkus, äge aordiklapi puudulikkus ja seda peaks olema stetoskoobiga kuulda. Aordiklapi kuulatuskohalt või südame tipult võiks olla kuulda siis diastoolne kahin. Ehk siis südame lõõgastudes voolab veri aordist tagasi südame vasakusse vatsakesse ja see põhjustab siis klapi peal turbulentsi, mida me kuuleme kõrvaga. Aordiklapi puudulikkust võib olla sellel inimesel olnud juba varem teatud astmes ja see ei pruugi olla uus sümptom, aga kui ta pole varem arsti juures käinud, siis me ei tea seda. Ja kuskilt nagu ei tule seda välja ka. Ja näiteks ka võib-olla, kui on patsiendil sünkoop on üks kaebusi, et võib-olla ka see on põhjustatud sellest äkki tekkinud aordi regurgitatsioonist. Jah, see on täiesti võimalik. Ja siis viimane oleks siis feel, et mida me siis ütleme selle patsi juures saame tunda, et mina ütleks, et kõikidelt võimalikelt pulsi palpeerimise kohtadelt peaks pulsse katsuma. Mitte ainult ühe radiaalarteri pealt, vaid mõlema pealt ja võiks kätte rõhkusid mõõta siis mõlema käe pealt. Tihtipeale võib olla vasakul käel
madalam vererõhk sellisel juhul. Tavaliselt kipub see vasak subklaavia või ranglualune arter olema siis rohkem haaratud kui parem. Ja pulsse peaks katsuma ka kubemest, sest et kui niudearterid on haigusest haaratud, siis võib olla ühelt või teiselt või mõlemalt poolt niudearter okluseerunud ja sellisel juhul me seal kubemes pulssi ei tunne. Et see on jälle selles mõttes on ta nagu kiirabi mõttes on ta nagu kihvt haigus, et tegelikult saab nagu päris niisuguse pulsside katsumise, anamneesi võtmisega päris nagu mitte 100% kindluse diagnoosi osas, aga nagu päris suure vihje, et tegemist on aordidissekatsiooniga. Mis riskifaktorid võiks ka, ütleme, aordidissektsiooni soodustada? Selle patsiendi puhul on näha mitu riskifaktorit, mis on täpselt ka ägeda koronaarsündroomi riskifaktoritega samad, mis võivad mõlemad siis soodustada, on see hüpertensioon, eriti kui ta ei võta ravimeid, mis talle välja on kirjutatud, hüperkolesteroleemia ja perekondlik anamnees samuti. Üks asi, mis ma mõtlesin veel siia nagu podcasti tuua, et kuna see on kiirabi podcast ka ja siis alati me peame olema nii-öelda valmis kõige halvemateks stsenaariumiteks, nii-öelda worst case scenario. Et mis sellisel patsiendil, et me nüüd ütleme, oleme päris kindlad, ütleme niimoodi, et füüsilise läbivaatuse puhul näiteks me tunneme, et on pulsidefitsiit, on vererõhkude erinevus kätel, näiteks vasakul pool, süstoolne vererõhk on 30 mm madalam, et mis on need kõige worst case scenario, et milleks me valmis peame olema sellise patsiendi käsitlemisel? A-tüüpi dissektsiooniga on, kui nüüd malperfusiooni sündroom ja sellest põhjustatud äge infarkt välja jätta, on veel 2 sellist äkksurma põhjustajat. On siis südametamponaad, kui veri tungib siis kõigist kihtidest läbi südamepauna ja takistab südame täitumist ja kui südamesse verd juurde ei voola, siis ta ei saa ka midagi välja pumbata ja see viib kiiresti surmale. Ja teine asi on siis see äge raske aordiklapi puudulikkus, mis samuti võib kiiresti surmani viia. Alaneva aordi osas on oht, et see aort ruptureerub pleuraõõnde ja ka sinna mahub tegelikult enamikul inimestel kogu nende ringleva vere maht ära. Et siis patsient võib lihtsalt hüpovoleemilisse šokki ära surra. Joosta verest tühjaks nõnda, et tilkagi verd ta seest välja ei tule. Nii et kanüül kindlasti. Nii suur kui on. Nii suur kui on. Võib-olla, Jaagup, kui sa saaksid ka defineerida näiteks, mis asi on malperfusioon, et võib-olla see on ka mõiste, mida igapäevapraktikas võib-olla ei kuule. See oleks siis see, kui arteriaalse verevool on takistatud organisse, mis tõttu ta ei saa normaalselt talitleda. Kindlasti tal on mingi definitsioon olemas, ma praegu selle jään võlgu. Aga see kõlab igat tõesti. Ja sealt tuleb ka siis sümptomaatika, et... Just. Nii, aga nüüd me siis arvame, et sellel meie 55-aastasel patsiendil võiks olla aordidissektsioon. Me ei saa välistada ka muid asju konkreetselt, aga siin puhul on, kui meil see kahtlus ikkagi on ja meil on tugev kahtlus, et tegemist on dissektsiooniga, siis see ravi on äärmiselt oluline. Et sel hetkel me võime ikkagi selle patsiendi elu päästa ja mis on võib-olla need siis sambad, millal see ravi on üles ehitatud? Kõige tähtsam minu meelest ja seda toetavad ka mitmed artiklid on see impulsivastane ravi, ehk siis vererõhk ja südamelöögisagedus tuleb võtta nii madalaks, kui patsient seda tolereerib. Seda näitab meile teadvus kõige paremini kiirabi tingimustes, kui meil otsest arteriaalse rõhu monitooringut ei ole. Selle jaoks kõige parem ravim või valikravim võiks olla labetalol intravenoosselt ja kui seda ei ole, siis me ei ole kindlaks, Eestis esmalooli on. Kiirabi etapis ei ole ja minu meelest EMOs ka ei ole. Ja kui me seda labetalooliga saame südamelöögisageduse niimoodi, et tundub, et on liiga madal, aga vererõhku veel piisavalt alla ei ole saanud, siis võiks sinna lisada nipriidi või nitroglütseriini, aga kindlasti see ei tohiks olla esimene ravim, mida lisada, vaid kõigepealt ikkagi maksimaalne beta-blokaad. Ja vererõhu jaoks, südamelöögisageduse jaoks, patsiendi mugavuse jaoks loomulikult on ka valu äärmiselt oluline, et kui sa saad valu kontrolli alla, siis ka rõhk langeb ja südamelöögisagedus väheneb. Ja valuraviks nii palju kui kiirabis on, võib kõike kasutada, et seal vabalt võib ka fentanüüli juba käima panna. Et see on see koht, kus opioid on nagu igati näidustatud ja võib-olla tõesti valuraviga saab ka selle nagu alla sümpaatilise närvisüsteemi aktiivsuse ja sellelt ka vererõhu
ja vaadates ka siis kiirabi skeeme või kiirabi siis meie nii-öelda ravijuhendit, et see soovitab südamelöögisagedust hoida alla 60 löögiminutis ja süstoolne vererõhk võiks jääda sinna 100 ja 120 vahele. Aga kindlasti hinnata ka seda teadusseisundit, et kuidas on ja mismoodi, et patsient ikkagi oleks kontaktne. Väga hea. Siis paneme labetaloli tööle ja siis ma arvan, et siis on diisel ja kiiresti haiglasse. Just, ja võib isegi nagu vilkurid ja selle sireeni kah käima panna. Täis mängu kõik ka. Just. See kiirabitöötajatele meeldib. Nii, aga siis transport haiglasse. Et panime siis patsiendile peale, meil on olemas, eks ju, veenitee, ideaalis võib-olla isegi 2 veeniteed. Ta on kardiomonitoriseeritud, kardiomonitor on peal ja hetkel on ta meil siis transpordil hemodünaamiliselt stabiilne, saturatsioon on ruumijõul 99 ja pulsi oleme labetalooliga alla saanud ja vererõhk, süstoolne vererõhk on praegu 110. Ja transport haiglasse kulgeb probleemideta. Ja võib-olla enne isegi küsida, et kuhu haiglasse peaks minema? Oleneb, kui tugev kahtlus selle dissektsiooni osas on. Eestis on 2 haiglat, kus on kardiokirurg ja veresoontekirurg olemas. Need on siis Põhja-Eesti regionaalhaigla Tallinnas ja Tartu Ülikooli kliinikum. Loomulikult Saaremaalt ei hakka kumbassegi neist otse sõitma ja tõenäoliselt ma arvan, et ka Narvas, Ida-Virus on mõistlikum minna kohalikku EMOsse, et ei pea isegi minema Puruhaiglasse, ka Narva haiglas on olemas õiged laborianalüüsid ja masinad, et seal edasise diagnostikaga tegeleda, kui patsiendi seisund võimaldab sellist peatust teha. Ja Tartu kiirabi võib-olla baasidest ikkagi tõenäoliselt, kas siis PERH või kliinikum jäävad sinna piiridesse, et kus on mõistlik sõita? Just, ma arvan, et seda võiks selles mõttes käsitleda sarnaselt infarktile, et kui sa infarkti haiget ei hakka kohalikku haiglasse viima, et siis ka seda haiget, kellel sa ei tea, kumb haigus on, ei ole mõtet viia sinna kohalikku haiglasse. Ja nüüd, kui me oleme jõudnud EMOsse, et nüüd see amploa erinevaid uuringuid ja analüüse, mis me teha saame, on siis suuresti laienenud, aga mis see kõige mõistlikum on? Et kuidas seda haiget võiks siis edasi haiglaetapis käsitleda? No tänapäeval erakorralise meditsiini osakonnas on tegelikult ju see POCUS või siis point of care ultrasound muutunud väga levinuks ja sellega saab juba väga suure töö ära teha. Et ma arvan, et sellisel patsiendil täisfaasti ei ole mõtet teha, küll aga perikardi õõne võiks üle vaadata ja ma arvan, et kogenud EMO-arst näeb selle ultraheliga ära ka aordiklapi funktsiooni. Ja kui perikardis on vedelik, siis see peaks juba väga tugevasti tekitama seda tunnet, et tegu võib olla dissektsiooniga. Täpselt nii nagu kiirabiarst haiget üle andes ka ütles, et tema meelest tegu võib olla dissektsiooniga. Et see on võib-olla see koht, kus reanimobiiliarstidel hetkel on veel see luksus, et neil on ultraheli, kaasaskantav ultraheli olemas. Eks see pilt muidugi ei ole nüüd päris võrreldav haigla eho anduriga, aga siiski mingit niisugust diagnostikat on võimalus teha ja samas arvestades, et kui kiiresti kõik areneb ja liigub, et kohus olla ma imestaks, et kui varsti on ka tavaliinidel on mingisugune ultraheli võimekus olemas, et just, aga selle patsiendi võib haiglasse vabalt tuua ka õebrigaad, kellel ei ole seda ultraheli, aga kui ta kõik muu on niimoodi teinud, see on täiesti õigesti käsitletud, et ma arvan, et kiirabi etapis ei peagi talle veel seda ultraheli diagnostikat täpselt tegema, kui hemodünaamika on stabiilne. Et see lõplikku diagnostikat. Just. Aga haiglasse jõudes me võtame siis kohe ju hulga vereanalüüse ja nende hulgas võiks siis olla müokardinekroosimarkerid, troponin D, CKMB selleks, et välistada või kinnitada müokardiisheemiat ja D-dimeerid, sellega saab siis kopsuarteri trombembooliat või trombemboolia kahtlust tekitada ja samas need D-dimeerid on ka dissektsiooni puhul tavaliselt tõusnud, kuna seal vales valendikus, kuhu veri jõuab, hakkab kohe pihta hüübimisprotsess, hüübe lagunemise protsess ja selle tulemusena need D-dimeeridki tõusevad siis. Aga tegelikult, mis kardiokirurgi jaoks kõige olulisem on piltdiagnostika. Ja see võiks olla siis kompuuterangio, kuna see haigus on väga sarnane paljude teiste haigustega, eriti kopsuarteri trombembooliaga, siis väga tihti me selle diagnoosi saame kopsuarteride trombembooliale suunitletud kompuuteruuringult. Ja siis sõltuvalt patsiendi seisundist
ja neerufunktsioonist me vahel palume teha ka arteriaalses faasis uuringu, aga vahel piisab meil sellest, mis seal kopsuarterile suunitletud uuring on tehtud. Kui hemodünaamika kannatab, siis meile meeldiks saada ka transtorakaalne eho uuring enne operatsioonituba, et teada saada ordiklapi funktsioon ja et kas perikardis on vedelikku. Ja teatud juhtudel, kui perikard on täiesti kuiv, ordiklapiga on kõik hästi, siis vahel me võib-olla mõne tunni võrra ajatame isegi seda operatsiooni. Aga kui patsiendi seisund on kehv, kui tal on perikardis vedelik või tal on raske ordiklapi puudulikkus, siis tegelikult võiks see patsient EMO-st juba hoopiski operatsioonituppa liikuda, kui see operatsioonituba parajasti vaba on. Aga seda siiski alles peale kardiokirurgiga konsulteerimist. Ja siin on jälle siis see element, et patsient on läinud kompuuterangiosse, tuleb vastus ja siis võiks vaadata, et kas tegemist, kas üleneva aort on siis haaratud või mitte ja selle põhjal siis otsustada, et ma isegi tahaks parandust teha selle koha peale, et vastust ei ole mõtet oodata, et seda pilti ei peaks ikkagi alati ise vaatama. Õnneks valveradioloog ka seal vist EMO kompuutrite juures on kõrval ja ütleb sõnaliselt kohe ka ära tihtipeale, et see vastuse ootamine võib asjatut ajakulu patsiendile tekitada. Aga tõepoolest, see on see koht, kus saab hakata nüüd valima, et kumbale valvearstile helistada. Kas kardiokirurgile või veresoontekirurgile. Tartus on meil soovitus, et kui on kahtlus, et ei ole kindel, kumb on, et siis võiks kardiokirurgile enne helistada, et las me välistame ohtlikuma haiguse enda poolelt ja ei teki siis seda ajakulu veresoontekirurgi tülitamisega. Aga samas ka nemad vaatavad need pildid alati ise üle, veresoontekirurgid, ja suunavad siis hoopiski meile selle haige, kui selgub, et tegu on meie haigusega. Et see on väga hea tähelepanek ka, et EMO-s tõesti, et kui on ikkagi ordidissektsiooni kahtlus, et siis valveradioloogi sellest teavitada, et ta siia paluda, et siis ta vaataks kohe selle esmapilgul kiiresti üle, et välistada see kõige hullem. Et ei jääks siis niimoodi ootama. Ja võib-olla üks teema, millest me enne ei arutanud, mis ka kindlasti nagu ütleme niisugust kiirabi arsti, kiirabõde, kiirabitöötajad muretsema paneb, on see, et ühelt poolt need sümptomaatika siis ägeda koronaarsündroomi ja ordidissektsiooni vahel on nii sarnased, aga samas nagu ravi on erinev. Et kui meil on ikkagi ägeda koronaarsündroomi kahtlus, et siis tavaliselt, mis me teeme, anname 250 milligrammi aspiriini, hapnik, nitroglütseriin, et siin puhul just see aspiriini andmine, et see, mis on siis nagu nii-öelda antiagregantilise toimega, et kuidas siin, et kui meil ikkagi on ägeda koronaarsündroomi kahtlus, et kas aspiriini võib anda, palun teisi antiagregante mitte kohe anda enne, kui diagnoos kindel on. Aga see aspiriin, ütleme, on see seal hüübimise juures sellel patsiendil omab nii väikest rolli, sest et selle valevalendiku tromboseerumisega ta tegelikult kulutab kõiki oma hüübimisfaktoreid niikuinii ja kui me temaga operatsioonituppa jõuame, on tal koagulopaatia tõenäoliselt olemas ja ta vajab selle korrigeerimist niikuinii. Et see aspiriin potentsiaalselt müokardinfarkti puhul teeb rohkem head kui dissektsiooni puhul halba. Et ikkagi, kui müokardinfarkt on lihtsalt nii palju rohkem levinum, et siis alati ikkagi, et sellepärast nüüd, et äkki tegemist nüüd on ordidissektsiooniga, et sellepärast otseselt ei pea muretsema. Just, küll aga näiteks keskhaigla tasemel peaks ikkagi olema üpris kindel, et tegu ei ole dissektsiooniga enne seda, kui hakata tegema trombolüüsi infarkti raviks. Et siis, kui on täis kompuutri võimekus ja kõik need asjad on olemas. Nii, aga ütleme, et nüüd on meil diagnoos olemas, ütleme, et kompuuterangi vastus tuli, et haaratud on üleneva aort, tegemist on Stanford A-tüüpi dissektsiooniga, EMO-arst helistab kardiokirurgile, mis siis saab? Ägeda A-tüüpi dissektsiooniga on näidustatud erakorraline südameoperatsioon. On juhte, kus vahel me otsustame, et me seda patsienti ei opereeri. Kui 55-aastane muidu terve mees, teda me opereeriks. Kui ta oleks 40 aastat vanem ja voodihaige, siis me tõenäoliselt teda sellisele suurele lõikusele enam ei võtaks, sest tõenäosus hea elukvaliteedi juurde taastumiseks on väga väike. Ja meil on olnud mõni patsient, kes ei ole nõus operatsiooniga. Vastu tahtmist me ka kedagi opereerima ei hakka. Kui see patsient nüüd operatsioonituppa jõuab, siis tema jaoks on edasi lihtne, sest ta pannakse üldnarkoosi, ta rohkem midagi ei tea. Enamus juhtudel ta ärkab üles ja tal läheb kõik hästi.
pärast operatsiooni, siis mitte operatsiooni ajal. Aga see operatsioon üldiselt on mahukas, ajamahukas, töömahukas ja ta on potentsiaalselt väga tüsilik sellele patsiendile. Ühel koolitusel Salzburgis Cleveland Clinicu arstid ütlesid, et dissektsiooni operatsiooni eesmärk on lahkuda operatsioonitoast elus patsiendiga. Me vist Tartus tahaks olla natukene ikkagi veelgi ambitsioonikamad, et me tahaks, et ta ka intensiivravipalatist lahkuks elus ja hea elukvaliteediga. Ja selle nimel tuleb siis operatsioonitoos vaeva näha. Esimene probleem, mis meil on see, et kust koha pealt me selle patsiendi kunstliku vereringe jaoks kanuleerime. Plaanilist südameoperatsiooni me kanuleerime ülenevasse aorti ja paremasse kotta, et võtta venoosne veri paremast kojast ja siis arteriaalne veri ülenevasse aorti lükata. Et patsient oleks välisel vereringel ja et me saaksime südame seisma panna ja vajaliku töö seal ära teha. Kui üleneva aort on dissektsioonist haaratud, siis ei pruugi see üleneva aordi kanuleerimine olla kuigi mõistlik. Siis tulebki planeerida varem tehtud kompuutri põhjal teine asukoht, kas siis parem ranglualune arter või siis kumb reiearteritest või siis vahel ka oleme otse õiget valendikku kanuleerinud läbi üleneva aordi siis ultraheli kontrolli all. Ja kui me oleme läinud kunstlikule ringele, siis algab patsiendi jahutamine, nii et patsiendi tsentraalne temperatuur sõltuvalt planeeritava töömahust maksimaalselt 32 kraadi, minimaalselt 18 kraadi, see täpselt sõltub haigusest ja mis meil plaanis on. Ja paratamatult tuleb iga dissektsiooni lõikuse juures teha ka selline ajutine vereringe seiskuse periood, kus ka kunstliku vereringe aparaat seisab, verd üldse patsiendi sees ei liigu, et me saaksime vaadata ordikaare peale, kui haaratud see haigusest on ja planeerida siis lõpliku operatsiooni mahu. Miinimum, mis me teeme, on see, et me lõikame ülenevast aordist välja jupi ja paneme sinna asemele proteesi ja sellest piisab. Versus siis see, et me istutame ümber mõlemad pärgarterid proteesi külge, asendame või parandame aordiklappi, istutame kaelaarterid ümber ja paneme sellise stentproteesiga siis alanevasse rinnaaorti. Et see lõikuse pikkus, mina ise ei ole 2-tunnist lõikust teinud, ma tean, et teised on 2-tunnise dissektsiooni lõikuse teinud, aga küll aga olen ma 6, 7, 8 tundi seal nende kallal vaeva näinud. Tõesti mahukas ja mis see kõige pikem operatsioon? Ma arvan, et seal 8 tunni juures ongi mul olnud, aga sellega, et me oleme selle aordi ära proteesinud, see ei tähenda veel, et me oleme pääsenud, sest et kui süda on kannatanud tamponaadi, kui tal on olnud ka näiteks coronary artery malperfusiooni sündroom, et siis kuidas ta taastub sellest kunstlikust ringest, kuidas me saame kunstliku ringe aparaadist võõrutatud, eemaldatud, ise lööma ja varem mainitud hüübimishäired. Et me oleme üpriski õrnade kudede külge õmmelnud siis proteesi patsiendil, kellel hüübimisfaktorid tõenäoliselt on otsas, võib-olla on trombotsüüdid ka tehtud mitte toimivaks aspiriiniga ja teiste antiagregantidega ja siis me peame veel saama ta niimoodi, et ta ei jookse verest tühjaks. Et operatsioonitoast pääsemine ei ole veel tegelikult võit ikkagi. Et see on ikka väga, väga mahukas operatsioon ja tõsine patoloogia ja kiirabitöötajana ka, et mida kiiremini me ikkagi haige õigesse kohta saame ja et seda suuremat tõenäosust tal on, et ellu jääb. Just. Ja kõige olulisem selle jaoks on kahtlustada seda haigust. Kui sa seda ei kahtlusta, siis sa ei tee õigeid uuringuid ja sa ei leia seda. Et patsiendi saaks nagu nii-öelda õigele ravirajale, et samamoodi, et kiirabitöötajana me saame anda nagu väga suure sisendi, et seal EMO-s see käsitlus liiguks ka õiges suunas, et näiteks ei läheks võib-olla teist radapidi ja ei tekiks hoopis teistsugune kahtlus. Et see info ei läheks segamini. Meil kahjuks aeg hakkab vaikselt otsa saama ja võtaks selle teema kokku, et kiirabi etapis ka kõige olulisem ikkagi on see anamneesi küsimine, et täpselt selle valu iseloomu sellegaks tegemine, et kas valu hakkas järsku, kas on veel mingeid kaebusi lisaks sellele valule. Ja kuna ta niisugune great imitator on, et siis põhimõtteliselt peaks ikkagi seda haigust nagu kuskil meeles hoidma ka insuldi, rindkerevalu, seljavalu, kõhuvalu korral ja alavalu korral.
et vähemalt tekiks nagu see kahtlus ja ma arvan, et põhjaliku patsiendi ülevaatamise korral suudaks ikkagi need punased lipud üles leida. Just, ma usun ka, et ega me teda väga tihti maha ei maga, pigem need haiged, kes meieni ei jõua, on need, kes enne kiirabi või kiirabi kohale jõudmise ajaks ära surevad. Aga suur aitäh, Jaagup, sulle, et sa tulid ja sõitsid kaasa selle kiirabikutse ja arutasid seal põneval, aga keerulisel haigusel. Ja ma loodan, et hea kuulaja, sa ka said head infot ja järgmisteks visiitideks häid nõuandeid ja soovitusi, et kuidas siis neid haigeid ära tunda. Ja järgmine podcast on juba vähem kui 6 aja pärast ja siis on selline teema nagu elustamine, kus me siis arutame uusi ja põnevaid teemasi selles suures valdkonnas. Täna vestlesin siis Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekirurgi doktor Jaagup Truusaluga. Suur aitäh sulle, et sa siia saatesse tulid ja meid kõiki sel põneval ja tõsisel haiguse teemal harisid. Aitäh!